sellisest inimesest nagu veritabisest naisest ja tema tervenemisest. Tee minuga koos lahti Markuse evangeeliumi 5. peatükk ja ma hakkan lugema 24. salmist. Sama loo sa võid leida veel paaris teises evangeeliumis. Siis sa leiad selle sama loo Mattuse evangeeliumi 9. peatükist ja 20. salmist edasi ja Luuka evangeeliumi 8. peatükis ja 40. salmist edasi. Nendes kõigis kohtades on siis seesama loo natukene võib-olla nõksu nüansside mõttes teine versioon, aga printsiibid on ikkagi samamoodi välja toodud. Aga see Markuse evangeeliumi oma nagu selles mõttes ta toob mitmeid huvitavaid külgi välja, mida on just väga vajalik meeles pidada. Ja vaatame siis Markuse evangeeliumist ja 5. peatükist ja loen sulle 24. salmist. Nüüd, miks ma loen niimoodi nagu ennem seda konkreetse loo algust, kohe sa saad aru ka. Ta ütleb, ja ta läks temaga, nüüd jutt on siis Jairusest. Ja palju rahvast käis tema järel ja rõhus ta peale. Jäta see fraas meelde, palju rahvast käis tema järel ja rõhusid ta peale. Nüüd me näeme seda kohe hiljem, miks me seda vaja läheb. Ja seal oli naine, kes oli 12 aastat olnud veritõves ja oli saanud palju kannatada mitme arsti all ning oli kulutanud kogu oma vara, ilma et ta oleks mingit abi saanud, kuna haigus oli läinud veel pahemaks. See oli kuulnud Jeesusest ja tuli rahva seast tema selja taha ja puudutas ta kuube, sest ta mõtles, või teised tõlked ütlevad siis mõtles ja ütles, kui ma aga puutaksin tema riideid, saaksin ma terveks. Ja kohe kuivas tema verelätte ja ta tundis oma ihu vaevast terveks saanud olevat. Ka Jeesus tundis kohe iseeneses, et vägi temast oli väljunud, pöördus ümber rahva seas ja küsis, kes puudutas mu riideid. Tema jüngrid ütlesid temale, sa näed, et rahvas rõhub su peale ja küsid, kes puudutas mind. Ent ta vaatas ümber, et näha, kes seda oli teinud. Siis lõi naine kartma ning värises ja seda teadis, mis temal oli sündinud ja tuli ning heitis maha tema ette ja ütles temale kogu tõe. Aga ütles naisele, tütar, sinu usk on sind aidanud, mine rahuga ja ole terve oma vaevast. Nüüd me näeme, Jeesus võtab selle loo kokku, et see naine sai terveks tänu tema usule. Kas pole nii? Ta ütleb, et tema usk aitas teda. Nüüd selleks, et me võiksime rakendada seda samasugust usku, on meil vaja vaadata kõigepealt, kus see naine selle usu sai, kui ta selle usu oli saanud, mis ta selle usuga peale hakkas, mis takistused teda tee peal ootasid ja mis toimus enne kõike seda, kui ta jõudis lõpuks oma tulemuseni. Et siit me näeme tegelikult siis usu tulemise ja usu kasutamise kogu seda teed. Ma arvan, et kas meil on seda tark teada saada, kas pole? Ma arvan, et on küll tark seda teada saada. Kuhu me tahame, et meie usk võiks meid aidata, meie usk võiks meid terveks teha, siis meil on vaja teada saada ka piiblis, kuidas usk tuleb, kuidas see toimib kõigi jaoks, mida me saame selleks teha, et seda usku kasutada või kasvatada ja samas, mida me saame ka teha selleks, et siis see usk võiks ka vilja kanda, kus me läheme teatud ka probleemsetest või keerukatest olukordadest läbi. Ja see lugu on selles mõttes just väga hea ja ta näitab väga hästi kõiki neid asju järjest välja. Ja lähme siis mõningate elementi juurde, mida me näeme siis selle naise juures. Kõigepealt esimene element on see, et selle naise ime sai alguse sellest, et ta kuulis Jeesusest. Ehk siis me võime selle lahti mõtestada teise külje pealt, et usk tuleb kuuldust. Nüüd, kuidas tuli sellele naisele usk, et tema võiks terveks saada? Selle kaudu, et ta kuulis Jeesusest. Nagu see kirjakoht ütles, see oli kuulnud Jeesusest või siis ta oli kuulnud Jeesusest kaasaegsemas keeles öeldes. Nüüd, mis juhtub sinuga, kui sina kuuled Jumala sõna? Kui sa loed Jumala sõna, siis sinule tuleb selle tulemusel usk. Nüüd, siit tuleb välja üks teine element, mida tuleb ka meeles pidada. On kaks sõna eesti keeles, kuulama ja kuulma. Nüüd võib-olla tavalises keeles inimesed väga ei tee nendel kahel sõnal väga vahet, aga siin on olemas teatud erinev väga oluline nüanss. Kuulmine on lihtsalt millegi kuulmine, mingi info kuulmine, aga kuulamine on tähelepanuga kuulamine või selle tähelepanu pööramine sellele, mida sa kuulad.
Ja nüüd siin on kaks just vahet. Nüüd me näeme seda, et see naine, kui ta kuulis seda informatsiooni, ta kuulis neid lugusid Jeesusest, nagu üks tõlge ütleb, siis ta pööras sellele tähelepanu. Ta oli sellest huvitatud. Näiteks, kui ma eelmise koosoleku ajal siin rääkisin, et on tulemas üks naiste osadus seal Paide koguduses, siis ma pärast juhuslikult pöörusin ühe meesterahva poole, küsisin tema käest, et millal see naiste osadus toimub, ta oli nii kohmetunud, mis sa sest minu käest küsid, mina ei tea. Samas ta oli koosolekul, ta ei kuulnud. Miks ta seda ei kuulanud, sest et see ei puudutanud teda, see ei pakkunud talle huvi. Ja see on täitsa okei, see ei ole midagi halba, sest et see ei olnud nii oluline. Aga vahetevahel inimesed ka, nad on koosolekul, aga nad ei kuula seda, mida räägitakse. Nad küll kuulevad, aga nad ei kuula. Ja see ongi just see sama tähelepanu küsimus, et sa kuulad seda, mida sa otsustad tähele panna. Ja see naine, kui ta kuuleb Jeesusest, me näeme, et tema tegevus reedab ka seda, mida ta oli kuulnud Jeesusest. Sest me näeme, et ta tuleb rahva seast tema selja taha ja puudutab tema kuube. Miks pärast? Sest ta oli kuulnud lugusid sellest, et Jeesuse peal on Jumala võidmine, Jumala vägi selleks, et haigeid terveks teha. Ja samuti ta oli kuulnud ka inimestest, kes olid puudutanud Jeesust ja olid terveks saanud. Sest me näeme Piiblis veel analoogseid situatsioone. Ja nüüd kuuldes neid lugusid, ta sai aru, et see on tema võimalus. Nüüd siin on üks asi ka. Me peame kuulama Jumala sõna sellise hoiakuga, et Jumala sõna sisaldab meie võimalusi, meie läbimurranguid, ka Jumala tahet meie elu jaoks, et seda teostada, et seda ellu viia. Et sa näed selles Jumala sõnas potentsiaali, et ta võib muuta sinu elu. Sest vahetevahel mõned inimesed kuulavad Jumala sõna sihukese apaatse ja passiivse hoiakuga, et see on nagu lihtsalt üks ajalooline jutt või see on siis lihtsalt niisugune faktide kogu või see on lihtsalt üks õpetuste süsteem või see on lihtsalt erinevad elunägemused või midagi taolist. Ei, sa pead nägema selles potentsiaali muuta sinu elu. Ja see, kuidas sa lähened Jumala sõnale, on väga oluline. Kui see on sinu jaoks lihtsalt üks religiooniraamat või traditsioone sisaldav raamat ja sa loed seda lihtsalt, et võiks tutvuda mõningate huvitavate traditsioonidega, siis see on see, mida sealt saad. Kui sina näed selles raamatus võimalust terveks saada, kui sa oled haige, siis sa selle sealt saad. Ja see veritäbine naine, kui ta kuulis lugusid Jeesusest, ta nägi selles võimalust terveks saada. See ei olnud tema jaoks lihtsalt lugu, see ei olnud lihtsalt üks sündmus, see ei olnud ajaloo fakt. See ei olnud põnev asi, vaid see oli tema võimalus. Ja sa pead tegema Piibli enese jaoks väga isiklikuks. See tähendab, et see puudutab sind. See on sinu jaoks, sina võid sellega läbi midagi näha muutumas. Sa võid teostada Jumala tahet, viia ellu Jumala plaanid, võtta vastu ka oma tervenemise, võtta vastu läbimurrangud, mis Jumal tahab su ellu tuua. Ja et just seesama potentsiaaliga kuulamine. Ja nüüd seesama kuulates tuli usk tema südamesse. Nüüd järelikult iga kord, kui sina kuulad Jumala sõna, sinule tuleb usk. Iga kord, kui sa kuulad seda, mitte ainult ei kuule, vaid kuulad, ma just pööran tähelepanu. Kui sa kuulad seda tähelepanuga, seda huviga, sooviga sellest ammutada, siis sinusse tuleb usk. Nüüd selles samas usus on potentsiaal muuta su elu täiesti totaalselt. Aga saad aru, see on seeme. See sõna on seeme ja see ei kanna iseenesest vilja. See, et ta kannab vilja, see ei ole automaatne. Tal on potentsiaal vilja kanda. Näiteks, kui sina võtad ühe biotäie, ütleme, viljaseemneid, ja ütleme, kujutame ette, et see on ka veel sorteeritud vili, et sealt on nagu kõik praht välja võetud, see on sorteeritud vili, siis igas selles seemnes on potentsiaal toota üks uus viljapea jällegi. Nüüd samas, see, kas see vili seda vilja kannab või vilja ei kanna, ei sõltu ainult sellest, et temas see potentsiaal on. Ja tähendab seda, et igas jutluses, mida sa kuuled, on potentsiaal totaalselt muuta sinu elu. Aga see, kas see kannab seda vilja või ei kanna seda vilja, see on veel tinglik, see sõltub teatud asjadest. See sõltub sellest, mis sa teed selle seemnega. Kas pole nii? Kuhu sa paned selle, mismoodi sa kohtled seda ja sellepärast ongi see sama element nüüd, mida see naine tegi pärast selle sõnumiga, mida kuulis tema Jeesusest. See määras seda, kas ta sai sellest midagi või ei saanud sellest midagi, kas see muutis tema elu või ei ole muutnud. See, kuidas ta suhtus sellesse
Ja sageli inimeste kaotus tuleb just sellest samast hoiakust, et nad suhtuvad sellesse, et jah, Jumala sõna ütleb küll, et ma võiks terveks saada ja said küll mõned terveks ja vaata imed juhtusid Jeesuse päevadel, aga see vist ei ole minu jaoks ja seda vist ei saa ja see on möödunud ja nendel on terve hulk vabandusi või põhjuseid, miks nemad ei võiks saada. Me peaksime mõtlema hoopis, miks me võiksime saada. Miks Jumal võiks meie elus tegutseda? Me peame olema niisuguse positiivse mõtlemisega. Näiteks, kui mul jääs on see klaas vett siin, teeme ta niimoodi natuke lühemaks. Nüüd mõni ütleb, et see on peaaegu pool tühi. Aga ma võiks öelda, et see on peaaegu poolenisti täis. Nüüd see ei ole mitte filosoofia, vaid see on tegelikult see mõttelaad, et mida sina näed? Kas sina näed potentsiaalikat nii-öelda võimalust või sa näed ühte potentsiaali, kus alati kõik on vilets? Kas sa näed raskustes võimalusi, neid raskusi võita või näed sa raskustes võimalusi neid raskuste all kaotada? Amen? Kas sa näed survetes võimalusi jällegi läbi kokkuda ja ebaõnnestuda või selles kohas, kus see surve lükata eemale ja olla võidukas selles situatsioonis? Mida sina näed keerukates olukordades ja probleemides, mis su ette tulevad? Kas võimalust läbi kukkuda või võimalust võita? Nüüd, millest see lähtub? See lähtub sellest, missugune on sinu pilt iseenesest. Ja see ei pea olema midagi sellist, mis on ainult sulle lihtsalt kaasa sündinud või elu poolt kujundatud. Ja vahest mõni inimene süüdistab oma elust ette tulevaid probleeme ja raskusi ja seostab seda ainult oma minevikuga. Et tead, ma olen selline sellepärast, et kui ma väike olin, siis mu ema kukutas mind väikse lapsena maha ja sellepärast nüüd ma olen selline ja mul on siuksed pahad asjad ja mul on siukesed pahad asjad ja edasi. Nüüd me peame kristlastena aru saama, et me ei pea olema kinni oma minevikus, vaid me peaksime nägema seda, mida Jumal tahab meile tulevikus teha. Kõigil meil võib-olla on üks negatiivne lugu minevikust rääkida. Kui sa otsid ja urgitsed, küll sa leiaksid selle. Amen. Kui sa seda otsiks, sa leiaks kindlasti kuskilt kanti. Ikka midagi oli kuskil halba või negatiivset. Aga Piibel ütleb, et nii, kui keegi on Kristuse, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, uus on tekkinud. See tähendab seda, et me võime ennast lahti lõigata minevikust. Ja mitte me ei ole seotud oma mineviku läbikukkumiste, ebaõnnestumistega või asjadega, mis meie tegime, vaid me võime olla seotud tänase selle päevaga, mida Kristus meis on teinud. Ja et sa võid vaadata probleemide peale, et minus on potentsiaal neid probleeme võita, kuna Kristus on mulle andnud võidu. Minus on potentsiaal, et näha läbi murranguid, kuna Jeesus on minu eest võidutsenud, et sa hakkad nägema eneses ühte teist potentsiaali. Jah, võib-olla mul on see probleem, jah, võib-olla see haigus on, millega ma maadlen, aga Jumala sõna on andnud mulle potentsiaali sellest välja tulla. Jeesus on kandnud minu haiguse tõved ja tema on andnud mulle potentsiaali sellest välja tulla. Amen. Et me näeme seda, et meis on potentsiaal võita. Meis on potentsiaal läbi murda. Et kaotused on minevik ja võidud on meie olevik ja tulevik. Ja see ei ole lihtsalt ainult üks positiivne mõtlemine ja et ärme mõtle halba ja mõtleme head. Sellest ei piisa ainult. Sul on vaja ka mingisugust pagasit ja alust, mille peale sa võid toetuda selle asja juures. Sest paljalt positiivne mõtlemine ei kanna sind kannab positiivne mõtlemine lähtuvalt Jumala sõnast, mis annab sulle ka pagasi, et sedasi mõelda. Et see ei ole lihtsalt õhule rajatud või sellele, et oleme lihtsalt positiivsed ja püüame hakkama saada, vaid me oleme positiivsed sellepärast, et Jumal on andnud meile see võimaluse. Tema on andnud meile selle jõu, tema on andnud meile selle tugevuse, tema on andnud meile võidu ja sellepärast me võime nii tegutseda ja mõelda. Ja nüüd me näeme siin, et see naine haarab sellest sõnast kinni, sellise positiivse hoiakuga. Nüüd üks asi, samas võiks küsidagi jällegi, kust ta saab selle positiivse hoiaku. See ei olnud talle kaasa sündinud ilmselgelt, sest et me näeme, kõigele sellele eelneb tema elu siiamaani toimunud sündmuste kirjeldus ja see ei ole eriti kena, see ei ole eriti selline inspireeriv. Kui mina räägiksin sulle loo näiteks selline, et vaata, mu elu oli siis selline, et ma olen olnud 12 aastat haige, ja siis on sellised erinevad asjad on olnud veel, minu loen siit järjest kõik. 12 aastat olen olnud veritõves ja olen palju kannatada saanud mitme arsti, seda käisin läbi terve hulga arste, nad üritasid teha, mida nad iganes üritasid teha ja sellest ei olnud mitte midagi kasu ja see tegi asja veel hullemaks ja ma kannatasin selle all. Ta mitte ei saanud ravitud 2 aasta arstide kätte all, vaid sai kannatada arstide kätte all. 2 eri asja, kas pole nii? Nüüd siis
ta on kulutanud kogu oma vara. See tähendab seda, et tal elab täna sõna otseses mõttes lageda taeva all. Ta mitte raha ei saanud otsa, vaid vara sai otsa. Mis siis? Ja nüüd lõpuks kogu selle asja lõpetuseks, ilma et oleks abi saanud ja kõik asi läks hullemaks aina. Mingit abi ei saanud ja haigus läks veel hullemaks. Ja see on tema viimase 12 aasta tema elu kirjeldus. Ja nüüd see sõna tuleb talle. Ja see, kuidas ta suhtub sellesse sõnasse kui potentsiaalsesse sõnasse muuta tema elu, muudabki tema elu. Nüüd me peame vaatama mitte edasi, mitte tagasi, vaid just edasi. Me peame silmad suunama sellele, et siin on midagi enamat. Sa võid jätta maha oma mineviku täna. Tänu millele? Tänu sellele sõnale, mis Jumal sulle annab. Ainult sellele samale sõnale. Sul ei ole mitte mingisugust muud tõestust vaja, kui ainult see, et Jumal on ütelnud, et see on sulle kätte saada. Sa võid tänasel päeval siin samas hetkes selle kõik nii-öelda maha jätta, selle kõik, mis iganes on läbikukkumised, ebaõnnestumised, viletsused, hädad, haigused, kõik sa võid selle kogu kupatuse samasse maha jätta. Oma usu läbi võttes sõnast kinni, et Jeesus sinu peal on võidmine, et mina võin võtta selle vastu, selle tervenemise, selle lahenduse, selle muutuse, selle läbilurrangu. Siin samas, selle sama sõna põhjal ma võin selle võtta. Ja nüüd me näeme, see naine oli teinud selle otsuse, et ma kavatsen selle võtta. Ta oli nüüd kuulnud Jeesusest ja nüüd äkitselt tema käitumine muutub. Ta on nüüd üks naine, kes on täis ootust, kes on täis põnevust, kes on täis igatsust, kes on täis soovi, et haarata kinni oma lahendust ja kes on minemas oma lahenduse suunas. Me näeme seda, et nagu see sõna tuleb, ta paneb nagu oma sihiku paika ja nüüd ma sinna olen minemas, siin ei ole mitte mingeid muid variante. Kas pole nii? Sest tema käitumine, kogu tema järgnev käitumine on just selles samas suunas. Tal on üks sihik tema silme ees, see on see sihik, Jeesuse kuub ja minu tervenemine seal samas. Ja ta läheb selle suunas ja ta jõuab sellesse kohta. Nüüd mõni ütleb, et see on nagu kuidagi egoistlik lähenemine, et mina lähen ja haaran sellest kinni. Me peame aru saama, see ei ole egoistlik lähenemine, kuna tervenemine ei ole midagi sellist, mida me läheme nagu varastama Jumala käest. See ei ole midagi sellist, mida me nagu läheme nõudma Jumala käest või manguma, vaid see on meile antud. See on meie ette välja käidud, see on meile kingitud, selle eest ei tule maksta. See on midagi sellist, mis on juba välja käidud. Jumal ütleb, see on teie oma, võtke. Aga meil tuleb siiski see võtta. Ja see naine ei ole tegelikult tegutsemas isekalt ega nahaalselt ega kuidagi enesekeskselt selle asja juures, et see ta läheb ja võtab selle, sest et see oli välja pakutud. Sest Jeesus oli ütelnud, issanda vaimu peal, seepärast on mind võidud kuulutama evangeeliumi vaestele, vabaks saamist seotule, nägemist pimedele, laskma rõhutud vabadusse ja kuulutama issanda veel pärast aastat. See sama võidmine oli tema peal sellepärast, et võtke, kes tahate sellest. Ja see naine ütles, et mina võtan ja läks ja võttis. Mina võtan ja läks ja võttis. Nüüd Saaru, mõni tundub, et see on nagu liiga lihtne see kogu see mehhanism, et mina võtan ja läks ja võttis. Ma olitan ka proovida, et nagu võtta, aga nagu ei ole alati tulnud. Nüüd me peame aru saama, siin on mõningad elemendid, millega see naine puutus kokku tee peale enne, kui see ime sündis. Ja need on asjad, millega ka sina võid kokku puutuda. Vaatame, et on esimene element, mida see naine hakkas tegema, enne kui ta jõudis oma imeni. Ta kuuleb nüüd sellest Jeesusest, sellest loost Jeesusest. Ta hakkab mõtlema ja ütlema seda, mida tema usub. Ta hakkab mõtlema ja ütlema seda, mida tema usub. See on üks väga oluline asi tegelikult, see printsiip on rakendatav ka laiemas mõttes üldse kristlusesse. Kui sa saad kristlaseks, annad oma elu Jeesusele, see on väga oluline see, et sa räägid sellest kellelegi teisele edasi. Meie usk ei ole see, et ma nii-öelda vaikselt salajas kodus usun ja ma ei hakka kellegi teist häirima, kellegi teile seda peale prassima. Mina vaikselt lihtsalt usun seda. See ei ole kristlus. Mõtle, kui Jeesus oleks nii teinud. Ta oleks öelnud, et Jumal saatis küll mind siia maa peale ja andis mulle ühe sõnumi nendele inimestele siin, aga ma vaikselt seda ise usun ja ma ei hakka kellegi seda peale pressima. Me oleksime otsaga põrgus täna. Kas pole nii? Ja vahest mõned inimesed ütlevad, ärge pressige oma usku peale kellelegi teisele, ma igaüks ise otsustan ja vaata, mina olen hea kristlane, mina käin küll vahest kirikus, aga ma ise usun kodus, ma ei hakka kellelegi sellest rääkima, seda kellelegi peale pressima. See on üks vale mõtteviis. See laseb inimesi tuhandete ja miljonite viisi põrgusse minna, selline mõtteviis. Sest et sina ei oleks saanud uskuda, kui sulle keegi ei oleks rääkinud.
Kui keegi oleks vaikselt mõelnud oma usku ise kodus kuskil nurga taga või lihtsalt ise kirikus ainult käinud või koguduses käinud. Nii me ei saa mõelda seda. Meil on vaja seda rääkida, meil on vaja seda kuulutada, meil on vaja seda sõnumit veia välja. Ja nüüd aga me näeme siin üks teine printsiip siiski. Nüüd see naine ka uskus, et tema haarab Jeesuse kuuest kinni ja saab terveks. Ja ta räägib just seda, et ta ka rääkis seda välja. Nüüd see on väga oluline, see, mida sinu suu ütleb, on see, mida sina saad. Vaatame korra selle kohta ühe kirjakoha ka, Markuse 11. peatükki. Üks asi on see, et usk on sinusse tulnud, aga teine asi on see, mida suu hakkab ka seda rääkima, mida sa usud. Markuse 11 ja salmist 12 vaatame ühte huvitavat lugu. Me tuleme tagasi siia veritõbise naise juurde. Ja see ütleb niimoodi, Markus 11.12. Ja kui nad teisel päeval Betaaniast väljusid, oli tal nälg. Ja jutt on siis Jeesust ja tema jüngritest. Ja nähes kaugel viigipuud lehis, läks ta vaata, kas ta sellest midagi leiab. Aga sinna juurde jõudes ei leidnud ta midagi muud kui lehti, sest ei olnud veel viigimarja aeg. Ja Jeesus hakkas kõnelema, ma rõhutan sõna, ta hakkas kõnelema, ning ütles, ärgu iialgi enam sinust ükski vilja söögu. Nüüd Jeesus ütleb mingisuguse asja välja, ta ütleb sellele viigipuule, et sinust enam keegi vilja ei söö, tähendab seda, et sa enam vilja ei kanna. Sisuliselt, eks sa kuivad ära. Ja tema jüngrid kuulsid seda. Nüüd, mida Jeesus ei mõelnud, see oleks tore, kui see asi muutuks niimoodi, või see oleks tore, kui see niimoodi sünniks. Samamoodi see veritõbine naine ainult ei mõelnud, kui ma haaran Jeesuse kuuest kinni, mis siis juhtub, terveks vist saan, vaid ta hakkas seda ka rääkima. Kui ma haaran Jeesuse kuuest kinni, ma saan terveks. Kui ma haaran Jeesuse kuuest kinni, ma saan terveks. Nii mõni ütleb, aga see on mehaaniline, see on kuidagi nagu millegi nagu mehaanilise tegemine. Nüüd saaru usk kõneleb. Ja see ei pea olema tingimata nagu mehaaniliselt on korraldatud. Ma usun, kui ta oli minemas Jeesuse juurde, ta oli kindlasti mingi pikem teekond sinna, see ei olnud nii-öelda paari meetri kaugusel. See kindlasti oli pikem maa. Siis, kui ta läheb, ta on minemas, ta läheb võib-olla ta naaber vastu, küsib ta käest, kus sa lähed? No ma ei tea, mul siin oma usu asjad. Oot, seda kindlasti ei ütelnud. Ta ütles, ma lähen Jeesuse juurde ja ma haaran tema kuuest kinni ja ma saan terveks. Sest ta mõtles ja ütles seda, mida usub. See on väga oluline, et sa ei vaiki oma usku, et sa ei ürita seda saladuses hoida, sa ei ürita seda peita. Sa ei pea üritama muidugi hakata seda selgitama nendele inimestele, kes ei tahagi seda teada või kes ei tahagi sellest aru saada, kui räägin eriti sinu tervenemise uskumisest. Eriti sa ei pea üritama uskmatutele selgeks teha, et mina usun ja nii edasi, seda. Ja see on väga oluline, et sinu suu räägib välja seda, mida sa usud. Kui sa oled veennud selles, et sõna on nii ütelnud, räägi seda. Vaete vahel see on palve kontekstis, vahest see on lihtsalt Jumala eest seistes, see on tänu kontekstis, aga sa räägi seda välja. Ja nüüd vaata, Jeesus ütleb need asjad välja ja nüüd läheb Markuse evangeeliumi 20. peatükist selle loo nagu kirjeldus edasi. Ja ütleb, ja vara hommikul nägid nad mööda minnes viigipuu juureni ära kuivanud olevat. Nüüd me näeme, et see puu kuivas ära. Nüüd miks ta ära kuivas? Sellepärast, et Jeesus ütles talle. Nüüd jälle me lähme ühest asjast veel korra läbi. See nõuab jällegi mõtlemist, sest see on niivõrd sisse programmeeritud inimestesse. No jaa, viigipuud kuivavad muidugi ära, sellepärast, et Jeesus neile ütles. Aga kui mina hakkan ütlema, ega see viigipuus nüüd ära ei kuiva. Nüüd sellel ei olnud mingit pistmist sellega, et see viigipuu ära kuivas, et see oleks nagu mingisuguse Jeesuse kui Jumala poja öeldud ainult. Vaid ta ütles seda kui inimese positsioonis, kes oli võitud püha vaimu ja väega, kellele antud Jumala sõna ja seda uskuda. See ei kuivanud sellepärast ära, et tema ütles seda Jumala pojana. Sest et vaata kohe, ta ütleb selle välja, miks see kuivas ära see viigipuu. See ei kuivanud sellepärast, et tema kui Jumala poeg pani selle asja paika, et Jumal võib kõike teha. Vaid ta ütleb siin hiljem kohe seda. Siis Peetruse tuli meelde issanda sõna ning ta ütles temale, rabi, vaata viigipuu, mille sa neetsid, on ära kuivanud. Jeesus vastas ning ütles neile, olgu teil usku Jumalasse. Kui sa märkad, tema oli öelnud küll selle välja, aga nüüd ta adresseerib selle nende inimeste poole, ütleb, et olgu teil hoopis usku Jumalasse. Mitte et see, et minule peab usku olema Jumalasse, et mina ütlen asju, see ei ole see kõige põhilisem, vaid et teie võite asju öelda, vaid teie võite uskuda. Olgu teil usku Jumalasse või olgu teil samasugune usk, nagu Jumalal on, tegelikult üks tõlge. Ja ütleb, tõesti ma ütlen teile, mitte mulle, vaid teile, kui keegi ütleb selle mäele, tõuse paigast ja lange merre ja ei mõtle kaksipidi, ehk ei kahtle oma südames, vaid usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis see saab temale.
Ta räägib sellest, et kui veritõbine naine ütles, et kui ma haaran Jeesuse kuuest kinni, siis ma saan terveks. Ta oli pannud oma suu sihiku selle poole välja, et kui mina haaran kinni, siis see sünnib mulle. Ja ta uskus seda, mida ta rääkis. Ta lihtsalt ei korrutanud ühte korduvat fraasi, ta lihtsalt ei teinud ühte mehaanilist asja, vaid ta rääkis seda, mida ta uskus. Ta rääkis seda, mida ta uskus. Ta ütles, et kui ma haaran kinni, siis see sünnib mulle, sest et nagu Jeesuski ütleb seda sama. Just see sama, et kui tõesti, ma ütlen teile, kui keegi ütleb selle mäele, et tõuse paigast ja lange merre ja ei mõtle kaksipidi oma südames, vaid usub, et see, mis ta ütleb, sünnib. Ma korrutasin meelega seda ühte fraasi siin. Et see, mis ta ütleb, sünnib. Veritõbine naine uskus, et see, mis ma ütlen, see sünnib. See, mis ma ütlen, see sünnib. Ja ta rääkis seda. Ta rääkis seda korduvalt, ta rääkis seda uuesti. Ta võib-olla palvetas selle asja pärast, võib-olla kiitis Jumalat selle asja eest, aga ta ütles seda välja. Ja see on väga oluline, et sinu suu räägib seda, mida sina usud. Nüüd lähme edasi selle olukorraga. Nüüd see naine on seda asja mõtlemas ja seda asja rääkimas. Ja nüüd me näeme, ta on minemas Jeesuse juurde. Kust ma tean, et see pidi olema mingisugune vahemaa, sa võid vaadata seda sündmuste kirjeldust ja kogu seda käiku, et see pidi olema mingisugune ajavahemik siiski, vahemaa, enne kui ta jõudis Jeesuse juurde. Ja nüüd vaatame edasi, lähme tagasi Markuse evangeeliumisse. Ja lähme 27. salmi. Nüüd siin on küll salmides ei ole kõiki detaile siin sees, aga kui sa analüüsid neid, sa näed need ilusti ära siit. Ta ütleb siin Markuse 5.27. See oli kuulnud Jeesusest ja tuli rahva seas tema selja taha ja puutas ta kuube. Nüüd me näeme, et ta peab tulema rahva seast läbi. Ennem kui ma lugesin päris selle alguses, siis me näeme siin, et rahvas oli Jeesuse ümber ja nad pressisid Jeesuse peale. See tähendab seda, et see oli mingil määral võib-olla analoogne situatsioon, mis vahel on mõne mis iganes tuntud staari või mingisuguse laulja ümber, kus ka rahvas pressib ta peale, vahest nad isegi ei lase teda nii-öelda rahva sekka, teevad mingisuguse raudaia ümber midagi taolist. Mingi analoogne situatsioon oli, see tähendab seda, et tema ligipääsemine ei olnud lihtne füüsiliselt, sest et rahvas oli tema ümber paksult koos ja kõik üritasid ka teda seal puudutada ja mida iganes sealt siis võib-olla küsida või arvata või iganes teha seal tema ümber. Nüüd lisaks sellele siin naisel on mitu barjääri selle asja juures, mida me võime siit loost näha. Esiteks tegemist on haigusega, mida on põdenud 12 aastat ja mis on läinud hullemaks. Kui inimesel on pidev verekaotus, see teeb inimese füüsiliselt nõrgaks. Ma millegi pärast kujutlen isegi ette, et see naine oli väga kõhn ja kuidagi väga nõrga olemisega oma inimese poolest. Selline inimene, kes analoogset haigust põeb pidevalt, sellega juhtub sükka asi. Lihtsalt ta muutub niisuguseks nõelda, mitte päris kondini nahk, aga siiski vägagi jõuetu ja nõrk füüsiliselt. Sest et verekaotus kurnab inimese ära ja teeb ta väga nõrgaks. Nüüd ilmselgelt oli füüsiliselt nõrk selle asja juures. Nüüd selleks, et füüsiliselt nõrga inimesena pressida mingisugust rahvamassist läbi, et jõuda mingisuguse Jeesuse kuueni, see nõuab pingutust. Nüüd toome ühe lisaasja veel siia juurde. Nüüd, kui sa loed Vana Testamenti, siis avastad seda, et inimene, kellel oli sellist tüüpi haigus, teda loeti roojaseks ja ta ei oleks tohtinud viibida rahva seas. Vana Testamendi käsuseaduse järgi oleks võinud ta kividega surnuks visata, kui teda oleks avastatud. See oligi see põhjus, miks see naine kartis ennast avalikuks tuua ja rääkida oma tervenemise lugu. Nüüd samas selles mõttes ta sai sellest kartusest üles, et ta oli juba terve, nüüd ei saa enam teda kividega surnuks visata ju. Pole enam põhjust. Aga tal oli see kartus siiski olemas, ta tundis järelikult seda kartust, see oli see põhjus, miks ta ennast üritas varjata. Nüüd me näeme, siin on 2 barjääri. Esimene oli hirm. Esimene neist oli siis füüsiline nõrkus, teine oli hirm. Nüüd need on tihti mõningad asjad, mis tulevad inimestele just tee peale ette. Üks just hirm on midagi sellist või ka kartus või ebakindlus või ka isegi kahtlused selle asja juures. Need on midagi sellist, mis ründavad igat ühte meist. Sa hakkad selle ime suunas liikuma, sa ütled, et Jumal, sina oled minu ravija või see sünnib mulle. Sinu sõna on nii ütelnud, sa räägid seda, sa lähed julgelt Jumala ette, sa hakkad Jumalat kiitma ja tänama ja seda välja rääkima julgusega. Ja siis tulevad mõtted, et aga äkki, aga siis, aga nagu nii ja naa ja nii. Ja erinevad igasugused põhjused ja nii-öelda takistused ja barjäärid, et sa ei jõuaks oma imeni. Pea meeles, enne kui sa jõuad oma imeni, on mitmed takistused ja barjäärid sind seal tee peal ees ootamas. Oled sa siin või? Piibel ütleb väga selgelt,
et kui Jumala sõna oli külvatud, kui räägid tähendamist sõna külvajast, siis tuleb saatan, et seda sõna ära varastada. Mitte võib-olla, mitte vahetevahel, mitte mõnikord, vaid siin on kirjutatud, siis tuleb saatan, et seda sõna ära varastada. Kui tänane koosolek on läbi, siis on ootamas üks külaline.